Minu kogemus paastumisest on, et paastumine on vägev vaimulik relv, mis midagi teeb, mida sina teha ei suuda. Mis toimub inimese organismis, tema rakkudes, millised protsessid leiavad aset, mis seda tervenemist ja paranemist toovad. Kõik paastumise hüved võiksid esile tulla, kui me räägime meie tervisest. Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja täna me räägime sellisel teemal nagu paastumise jõud. Nüüd paastumise teema ei ole tavaliselt väga populaarne. See ei tõmba ligi masse nagu tervenduskoosolekud, mis ei tähenda, et see teema kui selline või see asi kui selline ei oleks niisama tähtis. Ja me näeme seda Piiblist, me näeme seda Jeesuse enda elust ja teenistusest. Ma kuulsin paastumisest oma esimesel jumalateenistuse külastusel, kui ma käisin 89. aastal Elusõna koguduses. Uue inimesena istud seal, vaatad ringi, sel õhtul ma andsin oma elu Jeesusele, Kristusele, aga mõned tunnid enne seda kõik oli veel uus. Ja üks kõnelejatest, kes tuli sel õhtul ülesse jagama, ilmselt tunnistust andma, oli üks naisterahvas, kes mainis paastumisest. Mida täpselt ta mainis, ilmselt julgustas inimesi paastuma ja mul jäi see mõte nagu kõlama. Ja mingi paar kuud hiljem ma proovisin oma esimest paastu. Nüüd, ma ei olnud elus midagi sellist teinud ja ma ei teadnud, mis juhtuma hakkab, nii et eelmine õhtu ma igaks juhuks laadisin ennast hilisõhtul nii täis kui võimalik, et pidada vastu järgmise päeva karm paastumise katsumus. Mitte teades, et meie ihus on piisavalt ressursse isegi kõhnadel nagu mina püsida, kui mitte kuid siis vähemalt kuu aega ilma midagi söömata. Ja meie maks talletab piisavalt glükogeeni ja meil on rasvad nii sees kui kuskil naha vahel, midagi ikka. Aga tol hetkel siis ma arvasin, et nüüd läheb karmiks päevaks ja kui see paastupäev siis kätte jõudis, ega see ei läinudki nii lihtsalt. Veresuhkur läks alla, söögisu tõusis, midagi, mida sa teed esimest korda oma elus, ihu stressab ja mässab su vastu ja kui ma õieti mäletan, ma lõpetasin selle paastu sellel samal õhtul igaks juhuks, kes teab. Ja muidugi, hiljem ma üritasin uuesti paastuda mitmedki korrad. See päev ma võtan paastupäeva. Tollel ma käisin veel keskkooli viimases klassis ja ma läksin kooli, tulin tagasi koolist ja see üks tänav, mida mööda ma tihti käisin, nimega Ilvese tänav, seal oli üks kohvik. Kui ma õieti mäletan, siis Uku nimeline kohvik ja uks oli lahti, ma kõndisin sealt mööda ja imelised saiakeste lõhnad tulid sealt kohvikust välja, kui ma kõndisin oma paastupäeval seal mööda. Ja nina olles eriti tundlik lõhnadele, võttes iga lõhnamolekuli kinni. Ma kõndisin mööda, aga siis pöörasin ringi ja keerasin sisse kohvikusse. Ja muidugi lõppes see paastupäev seal samas kohvikus, sest silme eest oli must ja ma ei suuda ja ega ometi. Jumal, kuku ju trooni pealt maha, kui ma selle paastupäeva pisut varem lõpetan, sest nälg oli nii suur. Vähemalt nõnda ma mõtlesin sel hetkel. Ja nii mõnigi kord siis katsetasin seda nõnda. Aga siis ühel hetkel ma mäletan, ma olin veel koolis, ma otsustasin teha 4-päevase paastu. Ma ei olnud, võib-olla ma olin ühega hakkama saanud selleks ajaks, ilmselt olin, aga ma ei olnud läinud kaugemale sellest ja nüüd ma mõtlesin, ma teen 4-päevase. Ja sellel perioodil ma ei söönud ega ka joonud. Nüüd me ei soovita joomisest, vee tarbimisest loobuda paastu ajal. Sellepärast, et inimese ihu vajab hulga vedelikku, et tegeleda kõigi nende protsessidega, puhastusprotsessidega, ülesehitusprotsessidega, mis meie ihudes toimuvad sel ajal, kui me paastume. Me räägime nendest natuke hiljem. Aga ma
kinnitan, mul polnud mingisugust janu ja ma tundsin ennast suurepäraselt. Ja ma paastusin 2 päeva edukalt ja alustasin ka 3. päevaga, aga koolist koju tulles sel 3. päeval ja õhtut veetes seal üksinda paastudes, isu on ikkagi, panin teleka käima ja just nimelt sealt tuli mingi teatrietendus, kus inimesed sõid. Ja lõppeks ma ei suutnud vastu pidada, ütlesin, mina hakkan sööma. Ja lõpetasin selle paastu tehes suure pannitäie praekartuleid. Võib-olla jälle mitte kõige parem viis lõpetada paastu, süüa palju süsivesikuid, nagu ma seda tegin siis. Ja nõnda ma siis oma paastukarjääri proovisin. Ja ma mäletan, kui ma tulin ühelt väikselt kristlaste kogunemiselt, mis oli meie koguduses tol pühapäeva õhtul olnud, sõitsin koju linnaliini bussis ja teel koju kuidagi tundsin, et Jumal kõnetas mind teha järgmiseks nädalaajane paast 7 päeva. Midagi, mida ma ei olnud sinnamaani muidugi teinud. Ja kui Jumal kutsub meid midagi tegema, siis ta annab ka armu, väge ja jõudu selleks. Ja ma tundsin seda nende 7 päeva jooksul, sest see oli üks edukas paast. Ja jällegi midagi uut minu elus. Ma ei olnud kunagi nii kaugele läinud ja iga uus päev oli uus põnev kogemus, et kuidas ma täna ennast tunnen. Ja need, kes teie seast on paastumisega tegelenud, teavad seda, et juba 2. päeval sinu söögiisu läheb pisut alla. 1. päev on kõige rohkem, kui sinu aju nõuab toitu, sinu organism nõuab midagi. Ja ma räägin aju sellepärast, et söögiisu on rohkem seotud meie ajuga, harjumusega, see dopamiin, see tunne, mida me tunneme, kui me sööme, see heaolutunne. Tõeline näljatunne kui selline ei tule mitte 1 või 2 või 3 päevaga. See võib võtta mitukümmend päeva. Piibel ütleb Jeesuse kohta, et ta paastus 40 päeva ja lõppeks tuli talle nälg kätte. Ja muidugi, kui see näljatunne naaseb, siis tuleks kohe sööma hakata, aga usalda mind, see ei naase 3. päeva järgi. See võtab palju rohkem aega. Aga miks siis tuleb sööma hakata? Tavaliselt on põhjus selleks, et siis ihu on tarbinud ära kõik ressursid ja hakkab muidu sinu lihaseid ja lõpuks ka organeid sööma. 20-aastaselt tegin ma selle 7-päevase paastu ja ma mäletan, et pärast seda ma tundsin, et üks läbimurre tuli minu ja minu ema vahelistesse suhetesse. Nüüd ma ei olnud otseselt paastunud selle pärast, ma ei olnud tõstnud eesmärki Jumala ees, mis on igati õige, et ma paastun selle ja selle asja pärast. Me paastume ju siin tihti meie rahva pärast, meie linna pärast, ärkamise pärast, meie isiklike teemade pärast, aga tol ajal mul ei olnud sellist arusaamist, et ma peaksin paastuma mingisugusel konkreetsel, eriti isiklikul eesmärgil. Ma paastusin lihtsalt, et teritada oma vaimuteravust, astuda lähemale Jumalale, mitte et Jumal oleks meist kaugel, aga me mõistame selles kogemuses lähemale ja teritada oma vaimuelu. Ja see ka juhtus ja see läbimurre, mida ma nagu boonusena kogesin, kui ma pärast analüüsisin seda, tuli selle pikema paastu järgi. Ja sealt edasi ma olen läbi aja erinevaid paastusid teinud. 1-päevaseid, 2-päevaseid, 3-päevaseid, 5-päevaseid, 7-päevaseid ja ühe korraga 10-päevase. Ja ma arvan, et kui pikalt me paastume, ei ole tingimata mingi uhkeldamise teema, kuigi iga paast on ju omaette saavutus ja võit meie liha üle, meie tahte üle. Aga ma ei ole kunagi paastunud ja pannud suure lipu külge, et hei, sõbrad, ma paastun siin. See on, mida Jeesus ütles, mitte teha. Kui te paastute, siis või oma pale, et sinu paastumine oleks nähtav Isale taevas. Muidu sul on tasu juba käes selle eest. Aga pane tähele, mis ta ütleb. Paastumisel on tasu. Ja Jeesus räägib sellest Uues Testamendis. Nii et minu kogemus paastumisest on, et paastumine on vägev vaimulik relv, mis midagi teeb, mida sina teha ei suuda. Ja kuigi
mitte tingimata pikad paastud ei too ainult neid tulemusi. Pikkadele paastudele, ma usun, Jumal kutsub meid väga spetsiifiliselt, kui me räägime eriti 40 päevasest paastust. Muuseas, kõige pikem paast, mis ajaloos on registreeritud, on siis üks Šoti päritolu mees, 27-aastane mees, Angus. Tema nimi on Barbieri ja ta paastus 382 päeva, aasta ja 17 päeva lisaks, söömata sellel perioodil midagi, olles arstide järelevalve all. Ja hiljem ta jõi ka teed, muidugi mitte magusainetega, jõi natukene kohvi aeg-ajalt ja mineraalvett, et hoida oma elektrolüüdid tasakaalus, läbis sellise pika paastu. Nüüd sõbrad, mis on paastumine? Paastumine on, piiblik paastumine on toidust loobumine vaimulikeks eesmärkideks. Mõnikord ka veest loobumine, nagu me näeme näiteks Estri puhul. Aga see on pigem haruldane, pigem spetsiifiline juhtimine. Minu puhul kõik need aastad tagasi, et ma paastusin ka ja mitte juues vett, oli pigem teadmatusest kui millegist muust. Ja sõna paast on muidugi üldjuhul täna vahetanud välja sõna nälgimine, mis oli veel, kui mina olin noorem, räägiti palju nälgimisest, näljutamisest ja see oli seoses kehakaaluga. See oli võib-olla ka tervislik näljaperiood, aga täna on paast täielikult sisse tulnud meditsiini sõnavarasse, kus juba 19. sajandil hakati kasutama sõna paast ja isegi ka Hippokrates soovitas paastu oma patsientidele. Iidsed, füüsikud, leiutajad, matemaatikud paastusid teinekord pikki perioode selleks, et nende mõistus oleks selgem. Pythagoras oli tuntud mees, kui me teame tema Pythagorase teoreemi ja kui matemaatik, kes paastus mitmeid kordi 40 päevaseid paastusid. Ja hellenistliku ajastu Kreeka-Rooma jumalaid usuti paljastavaid saladusi unenägude läbi neile, kes olid paastunud. Põlisindiaanlased praktiseerisid paastumist enne suure vaimuga kohtumist ja osad budisti koolkonnad räägivad, et paastumine aitab inimestel siis kõrgemasse olekusse jõuda. Nii et väga-väga paljud erinevad religioonid, filosoofia kandjad on paastumist praktiseerinud, mitte ainult siis kristlik maailm. Aga 70-ndatel hakati paastumist kasutama kaalulangetuse sõnana. Paljuski ennem oli see pigem näljutamine või nälgimine. Ja 80-ndatel lisandus selline sõna sinna nagu detox ehk mürkidest vabanemise protsess paastumisel ja 2000 aastast edasi on räägitud ka vahelduv paastumisest või inglise keeles intermittent fasting, mida siis tuntakse sellega, et inimene sööb ainult teatud kellaaegadeni ja siis ülejäänud aja ei söö, et luua organismis rohkem sellist ketoosi, mis siis on ajule parem kütus, rasvad hakkavad olema kasutatud, põletatud energiaks, kütuseks ihu jaoks ja inimene saab siis ka kaalu langetada. Piibli järgi paastumine on üks enda alandamise, Jumala poole pöördumise vorm ja ka muidugi vaimuliku sõjapidamise viis. Enda alandamisest me loeme, Taavet kirjutab laul 35:13, ma kurnasin oma hinge paastumisega. See sõna kurnasin, King James versioonis on kasutatud sõna humbled, ma alandasin oma hinge. Ja see on ka selle sõna algmõte seal, enda alandamine. Jumala poole pöördumine, näiteks Joel 2:12 ütleb, et pöörduge mu poole kõigest südamest paastudes, nuttes ja leinates. Teise Saamuli 12:16 piibel ütleb, et Taavet otsis oma lapse, oma poisi pärast Jumalat. Taavet paastus. Ta ei läinud voodissegi magama, vaid magas põrandal, pani kotiriide oma riietuseks. Ja kui me räägime vaimulikust sõjapidamisest kui üks paastumise väljendus, siis Taanieli raamatus 9. peatükis 3. salm Taaniel paastus, seal meile räägitakse ja Jumal saatis oma ingli.
Jeesus paastus 40 päeva ja piibel ütleb, et tal oli konfrontatsioon seal kurjade vaimudega. Nii et seal oli üks vaimulik sõjapidamine, me näeme seda, kuidas vaenlane tuleb ja kiusab teda, nii et Jeesus paastus, aga üks vaimulik sõjapidamine käis. Ja siis Jeesus ütles, et see sugu ei lähe välja muidu kui paastu ja palvega, Matteuse 17 ja 21. Nüüd juutidel oli Moosese käsu all kohustus vähemalt üks kord aastas paastuda. Ja me teame, et Ester ja kõik juudid paastusid 3 päeva toiduta ja veeta, kuna kogu rahvuse hävinemine oli kaalul. Jeesus paastus Jumala korraldusel 40 päeva, samuti Mooses, Eelia. Nii et on üks viis paastuda, kui Jumal juhib meid sellise paastu sisse. Need paastud siin, millest ma mainin, olid pikemad 40-päevased nii Moosesel, Eelial kui Jeesusel. Aga Ester ja juudid, Nehemia, Taavet, Niinive elanikud paastusid sellepärast, et loobusid oma tavapärasest toidu tavast või toitumistavast, kuna oli üks erakorraline vajadus, mille pärast tuli pöörduda eriliselt Jumala palet otsides ja selles raskes olukorras Jumala poole pöörduda. Piiblit lugedes me ei leia muidugi Facebooki paastu või kohvipaastu või magusapaastu, kuigi Daniel praktiseeris sellist toitumisviisi, aga seal ei kutsuta seda tegelikult paastumiseks, meie kutsume seda osaliseks paastumiseks, oleme sellise termini pannud, seal nimetatakse seda leinamiseks. Daniel ütles, et ma leinasin 21 päeva. Aga kõik paastud on nad siis loobumised toidust, mingisugusest magusainest, mis sulle väga meeldib, näiteks šokolaad või Facebook, kus sa kordi ja kordi iga päev käid. Kui sa otsustad, et nädal aega, kuu aega ma ei astu sinna Facebooki või kuu aega ma ei joo kohvi või ma ei söö magusat, loomulikult kõik need loobumised millegist, mis sulle on kallis, on ohver. Ohver on midagi, mida sa armastad ja loobudes millegist, mida sa armastad. Ja toit läheb meile kõigile korda, andes meile heaolutunde ja tegelikult vajalik meie eluks. Kui miski on meie elus nõnda tähtis, et me oleme valmis loobuma isegi toidust, on tõsine nagu statement ja positsiooni võtmine vaimu maailmas. Nüüd kahtlemata paastumine ei ole näljastreik Jumala ees ja nõuda Jumala käest midagi. Me ei saa paastuda selleks, et luua mingit erilist Jumala kartuse nägu endale või paastuda selleks, et lunastada mingit patte. Üksnes Jeesuse Kristuse veri teeb seda. Aga paastumine on üks positsiooni võtmine Jumala ees pigem minu kasuks, kui see, et see muudaks Jumalat, see ei muuda Jumalat. Aga paastumine on vaimulik relv. Ja sõbrad, ma tahan lugeda teile kirja kohta, mida ma lugesin eile ka meie koguduses 2. ajaraamatust ja 20. peatükis salm 1-26. Ja täna paastupäeval on sobiv juua rohelist teed ilma magusaineta. Aga siin öeldakse meile, et Joosafati ja Juuda vastu tulid moabiidid, ammonlased ja meunlased, kes olid need rahvad, keda Iisraeli rahvas ei olnud ära hävitanud. Nad olid nendest mööda sealt läinud nendest rahvustest Kaanani maa suunas. Ja nüüd tuli tunduvalt suurem armee Joosafati Juuda kuningriigi vastu, kui oli neil võitlusvõimelisi mehi. Teatavasti pärast Salomoni surma oli kuningriik 2 jagunenud, põhjapoolne ja lõunapoolne. Põhjapoolne oli Iisrael, lõunapoolne Juuda. Ja me rääkisime ka sellest, kuidas seal Iisraeli pool prohvet Eelia tegutses ja kuidas seal kuningas Ahab oli üks halbadest kuningatest, mitmete halbade kuningate seas. Võime nendest muidugi kõigist ajaraamatutest lugeda. Aga siin Juuda pool. Ja kui ta kuuleb sellest, et selline tohutu armee tuleb tema vastu, meile öeldakse salmis 3, et Joosafat hakkas kartma. Ja see on loomulik, kui selline hirmuäratav sündmus tabab. Kui Venemaa hakkas koondama oma vägesid Ukraina piiri lähedale
ja hakkas tunduma tõenäoline, et midagi halba juhtub. Loomulikult see toob hirmu ja siin selline vägev kuningas nagu Joosafat tundis samuti hirmu, aga selle asemel, et põgeneda, selle asemel, et paanitseda, selle asemel, et juua ennast täis, öelda, et probleemi pole olemas, ta pööras, piibel ütleb, oma palge Jehovat otsima. Ja see on see, mida meil tuleb teha. Kui väljakutsed tulevad, pöörduvad meie vastu, mina pöördun Jumala poole. Ja ta kuulutas välja paastu. Võimas. Üks kuningas, tippmees rahvuses kuulutab välja paastu. On valmis ennast alandama ja kutsub rahvast alandama Jumala palge ette. Ja ma olen igatsenud ammusest ajast, et meie president, meie juhid võiksid meie Eesti rahvast kutsuda Jumala poole pöörduma palves ja miks mitte ka paastuga, sest see on vägev relv, nagu juba öeldud ja me näeme seda selles loos ka samamoodi. Ja kogu Juuda kogunes Jehovalt abi otsima. Kõigist Juuda linnadest tuldi Jehovat otsima, nii et hakkab üks sukene vaimulik ärkamine siin maal. Inimesed pöörduvad Jumala poole, inimesed teritavad oma vaimset poolt, pöörduvad oma pattudest, teevad oma elud korda, seavad jälle Jumala teenimise oma prioriteediks, nii et midagi head hakkab siin maal juba juhtuma selle tõttu, et üks ähvardus ootab neid. Nad ei ole veel sõjalisse konflikti astunud, aga see armee on nende piiri taga seal kuskil või juba nende maale tulnud. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses Jumala kojas uue õue ees ning ütles, ja see on see palve, mida kuningas palvetab. Mulle meeldivad kuningad, kes palvetavad. Jällegi, mulle meeldiks, et meie president ja meie ministrid palvetaksid. Ega kardaks inimesi rohkem, kui nad kardavad Jumalat. Inimeste kartmine tihti see, et kui ma siin näitan, et ma usun Jumalasse ja palun Jumalat või kutsun inimesi palvetama, et siis ma kaotan valijaid, vaid et juhid paneksid Jumala esikohale. Ja ma usun, et tegelikult siis nad võidavad rohkem. Aga see mees siin palub julge palve, Jehova, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina, Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja. Nii et selle mehe palve ei ole mitte siukene hirmu täis, kõhn ja mure rohke, vaid vastupidi, ta teab, kes ta on Jumalast, ta usk on tugev, ta usaldab Istandat. Sinu käes on jõud ja vägi, ükski ei suuda sulle vastu panna. See on see deklaratsioon, mis ta teeb Jumala ees ja ma ütleks, et see on üks vägev palve. Ja see olukord, mille pärast ta palvetab, on Jumala suurune olukord. Nii et eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja seal ehitanud sinu nimele pühamu. Nii et siin ta ütleb, siin on midagi püha ka, kaalul kõige selle ka. Ja kui meid tabab õnnetusmõõg, mingi nuhtlus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette, sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ehk Jumal, kõik see, mis sünnib, on ju sinu au rüvetamine ja selle vastu. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses. Jällegi midagi, mida meil tuleb samuti praktiseerida. Mitte võib-olla tormata esimese asjana psühholoogi juurde, aga minna esimese asjana Jumala juurde. Mitte, et psühholoogi abi ei tule kasutada. Ma olen nende abivahendite poolt, arstide poolt samuti, aga esimene lahendus on Jumal. Et sa kuuleksid ja aitaksid. Ja nüüd vaata Ammoni Moabi Seiri mägestiku pojad, kelle maast sa Iisraeli ei lubanud läbi minna, kui nad Egiptuse maalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Ja vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist. Ja see on see, mida iga vaenlase rünnak, kiusatus püüab teha, meid välja ajada Jumala omandist. Sellest rahust, sellest rõõmust, sellest usaldusest, sellest suhtest, nõrgendada seda, lüüa kahtlema need asjad, milles oled meile andnud pärida. Meie Jumal, kas ei tahaks nende üle kohut mõista, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meie kallale ja me ise ei tea, mida me peaksime tegema.
me oleme tihti inimestena selles olukorras. Ma ei tea, mida teha ja see olukord on liiga suur minu jaoks, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Nad paastuvad, nad palvetavad ja nad tõstavad oma silmad Jumala poole. Ja selle loo edasine käik on nõnda, et Jumal tõstab üles ühe prohveti. Kõigepealt siis see keeruline kriisiolukord mobiliseerib rahvast otsima Jumala palet. Nad paastuvad, nad palvetavad, üks vaimulik õhkkond hakkab muutuma seal maal. Seal toimub, mida me võiks nimetada täna vaimulikuks ärkamiseks. Ja selles uues vaimuliku ärkamise atmosfääris tõuseb üks prohvet, kelle sõnum on, et nad ei pea kartma, seal on isegi spetsiifilised instruktsioonid, kuidas tuleb käituda. See on seal Zakarja, kes siis räägib sellest. Ja prohvet ütleb, et kõige selle juures rahvas teie ei pea sõdima. Sest kui te olete sõdimas paastumisega, ja nagu ma ütlesin, see on üks vaimulik sõjapidamise vorm samuti, Jumal sõdib teie eest. Ja see on täpselt see, mis siin kõiges juhtub. Ja kuningas Joosafat samuti kuuleb seda sõnumit, terve rahvus kuuleb, nad võtavad seda südamesse. Ja Joosafat kuningas võtab seda nõnda südamesse, et hiljem ütleb rahvale, et kui nüüd juba lahinguks hakkab minema, uskuge Jehovasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Ja uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. Nii et kuningas kinnitab selle prohveti sõnu, nad peavad seal rahvaga nõu, kuidas siis asjad teha detailselt. Ja nad otsustasid panna lauljad ja kiitjad armee etteotsa, mitte mõõkade, piikidega, odadega, vibudega, vaid puhkpildidega, ma ei tea, kanneldega, mingi trummidega, mis iganes. Ja nad pidid seal ees minema ja ütlema, tänage Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. Vau! Seda laulu lihtsalt laulma jälle ja jälle ja jälle üle ja sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma. See vastasarmee võis mõelda, mida hullu need panevad siin, väikene punt. Me neelame need kohe hetke pärast alla ja need siin käituvad justkui nad valitseksid maailma. Aga sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma. Pea meeles, et Jumal elab oma rahva kiituslaulude peal, nagu ütleb laulude raamat meile. Ja kui sa kiidad Jumalat ja Jumal astub esile sinu keerulises olukorras, sinu kitsikuses, siis see ei jää nii kitsaks see olukord enam, vaid Jumal, kuna te mahu ära sellesse kitsasse olukorda, laiendab seda, laiendab su telgivaiu, kõrvaldab need väljakutsed, sõdib sinu ees, see on see, mis juhtub siin, äkitselt mingid varitsejad tekivad seal ja need Ammoni ja Moabi ja Seiri mägestiku pojad lähevad seal omavahel riidu, nad ei tule üldse Iisraeli armee kallalegi, vaid nad löövad üksteist maha ja Iisraeli rahvas riisub nende leeri mitu päeva ja võtab sealt suure sõjasaagi. Nii et see on näide sellest, kuidas inimesed sõdisid vaimulike relvadega ühe olukorra vastu, mis füüsilises maailmas nende vastu tuli. Ja Piibel ütleb ka Uues Testamendis, et meil ei ole maadlemist liha ja verega, kõik meie võitlused ei ole mitte füüsilised, ei ole siin materiaalses maailmas, vaid meil on maadlemist selle kurjuse maailma valitsejatega ja paastumine on üks relv selle vastu. Jeesus ütles, see sugu ei lähe välja muidu kui paastu ja palvega. Paulus ütles, ma olen sagedasti paastumises ja muidugi tema oli see, kes õpetas meile vaimulikust sõjapidamisest Efeslaste 6. peatükis. Nii et mis toimus, oli see, et paast muutis seda vaimset atmosfääri. Selles vaimses atmosfääris Jumala sõna tuli esile, prohvet andis teatud selged instruktsioonid ja julgustuse. Kuningas juhtis rahvast Jumala poole pöörduma, Jumalasse uskuma, prohvetit usaldama. Nad pidasid militaarse üksikasjade osas nõu, kiitus ja ülistus tõi Jumala ligiolu sinna ja Jumal tegi ära ülejäänu. Jumal pööras kurja heaks, nad said suure varanduse ja märkimisväärse võidu. Nii et see on üks näide paastumise jõust ja paastumisest kui relvast meie käes. Nüüd mõni ütleb, aga kas Uue Testamendi kristlane peaks paastuma? Jeesus ütles, kui te paastute, Matteuse 6. peatükis, ja rääkides seal paastumise tähtsusest.
Ta ei kasutanud sõna juhul kui, vaid millal kui või siis kui. Inglise keeles kõlab see when you fast, mitte if you fast. Ja muuseas, kreeka keeles on seal erinevad sõnad. Seal on kasutatud sõna hootan, mis räägib siis kui. Mitte ei ole kasutatud sellist sõna nagu ei, mis on siis kreekakeelne sõna, mida võiks tõlkida inglise keeles kui if või eesti keeles juhul kui. Ja me näeme Uues Testamendis mitmeid paastujaid, alates Jeesusest, kes paastus enne oma teenistuse algust, läks vaimu juhtimisel kõrbe ja tuli tagasi vaimu väes. Ja vägevad imed ja tunnustajad hakkasid toimuma tema teenistuse läbi. Paulus paastus sagedasti, 2 Korintuse 11 ja 27 räägib sellest, koguduse juhid paastusid, kui nad Barnabase ja Pauluse välja saatsid, Apostlite 13:2. Ja Jeesus, nagu juba öeldud, ütles oma jüngritele, et see sugu ei lähe välja muidu kui paastuja palvega. Mattuse 17:21. Kui me vaatame, mida kirikuisad on rääkinud paastumisest, mitte et nende sõna oleks võrdne Jumala sõnaga, aga kuidas algkogudus suhtus paastumisse, siis Detache julgustas varajase koguduse kristlasi paastuma 2 korda nädalas, kolmapäevati ja reedeti. Clement Aleksandriast uskus, et paastumine toob moraalset puhastust. Tertullian kaitses paastuga üht viisi võita pattu ja tugevdada oma hinge. Anastasius soovitas paastu kui ettevalmistust ülestõusmise pühadeks, öeldes paastumine on arstim, mis parandab hingelugu, ajab välja kurjad vaimud ja toob lähedust Jumalaga. Augustinus soovitas oma füüsilise nälja pöörata vaimulikuks näljaks Jumala ees. Martin Luther aga hoiatas, et paastumine ei tee inimest õigeks Jumala ees, seda teeb ainult Jumala arm, mida me usu läbi vastu võtame ja me kõik oleme nõus sellega. Calvin õpetas, et paastumisel peab olema alati vaimulik fookus, mingi eesmärk, mingi põhjus, miks sa seda teed. Ma nõustun sellega. John Wesley, metodisti kiriku rajaja, paastus 2 korda nädalas ja julgustas oma järgijaid tegema sama. Charles Spurgeon sidus paastumist ärkamisega ja Jumala tahte otsimisega ja Billy Graham soovitas paastut tähtsate otsuste eel ja tegemise sees. Richard Foster nägi paastumises kui vaimulikku distsipliini, mis paljastab meid kontrollivad asjad. Me tahame, et me ei ole kontrollitud millegi muu poolt kui vaid Jumala poolt. Märt Vähi paastus 40 päeva ja ütles, et Jumal ilmutas talle selle paastu ajal, kui palju kohti oli tema elus, millest ta pidi meelt parandama. Vau, nii et me võime nagu tavaajas mõelda, et kõik on hästi meiega, aga vaata, paastumine toob esile asju, mida me ei teadnud meis on. Nii et paastumine, nagu öeldud, on üks võimas relv. Ja kuigi me lõpuni sellest aru ei saa, on see Jumala silmis üks ohver, mis vaimses maailmas teeb erilist tööd. Ja veel kord, see ei ole paastumine ise, sest nii nagu öeldud, meditsiinis, kaalulangetuses on need samad terminid täna kasutusel. Aga see on see fakt, et läbi selle, et me ei söö, pöördume me Jumala poole mingi asja pärast, mis meile on piisavalt tähtis, paneb asjad liikuma. Ja muidugi selle juures on tähtis meie hoiak ja suhtumine, millest räägib Jesaja 58 peatükk. Ja seesama Jesaja 58. peatükis on ka selline salm, mis räägib, et paastumise ajal paraneb meie tervis. See on salmis 8. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Su paranemine edeneb jõudsasti. Salm 11. Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põutsel maal. Ta teeb tugevaks su luud kondid. Ja sa oled otse kui kastetud rohuaed veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Nüüd tol ajal, kui Jesaja seda kirjutas, tal ei olnud meditsiiniliselt teaduslikult aimu, mis toimub inimese organismis, tema rakkudes, millised protsessid leiavad aset, mis seda tervenemist ja paranemist toovad. Täna me teame palju rohkem. Ja järgnevaks ma tahan kirjeldada, mis toimub meie organismis, meie ihus,
paastu ajal, kui me näiteks paastume 100 tundi. See on circa 4 päeva. Ja see info pärineb ühest podcastist, mille tegi üks teadlane ja ma võin tema lingi panna siia video kirjeldusse juurde. Esimene päev, mis juhtub, toimub glükogeeni ärakasutamine. See on siis varuaine, mis on meie maksas, mida organism kasutab tavaliselt nälja või väga tugeva töö korral. Nii et glükogeen on selline nagu tärklise moodi varutud süsivesikud maksas, mis vabanevad verre ja muudetakse glükoosiks, mis varustab meie lihaseid ja aju tegutsemiseks samal ajal, kui sa paastud. Paastu alguses kasutab organism väga palju seda glükogeeni. Aga kui paast jätkub, siis ihu lülitub ümber rohkem kasutamaks rasvhappeid kui seda glükogeeni. Ja see suhe lõpuks läheb ainult 5% seda glükogeeni kasutatakse, millest tehakse glükoosi, mis annab energiat ihule. Ja 95% võetakse energiat rasvast. Samuti esimesel päeval hakkab pihta autofaagia. See on ka üks metaboolne protsess rakkudes, kus rakkude sees olevad katkised osad kõrvaldatakse ja tasapisi hakatakse neid välja vahetama paremate vastu. Aga see puhastusprotsess võib võtta mitu päeva aega, enne kui hakkab see ülesehitamise protsess pihta. Kui me räägime hormoonidest, siis meie hormonaalne tase muutub märkimisväärselt. Näiteks glükogon. See lagundab glükogeeni. See läheb mingil määral üles. Kortisool läheb samuti mingil määral üles. Me teame, et see on stressihormoon, sest see aitab luua glükoosi teistest allikatest, nagu näiteks valkudest. Insuliin langeb aga tugevalt, sest insuliini eesmärk on saada glükoosi vereringest välja ja kuna me seda sisse ei söö ja meie veresuhkur on suhteliselt madal, siis insuliini tase läheb allapoole, mis on tegelikult organismile hea, sest teatavasti diabeet 2 tekib just nimelt insuliini residentsusest, kus ihu enam ei suuda või rakud ei suuda enam seda insuliini vastu võtta. Milliseid sümptomeid me esimesel päeval tunneme? Me ilmselt tunneme näljatunnet, mis on seotud meie ajuga, mitte tõelise vajadusega, mida organism vajab. See tõeline näljatunne, nagu me loeme Jeesuse paastust, kui 40 päeva ta oli paastunud, siis tuli talle lõpuks nälg kätte, mis tähendab seda, et organism oli ära kasutanud kõik ressursid, kõik rasvad, kõik glükogeeni ja et nüüd ihu ei hakkaks tarbima muskleid ja lõpuks ka organeid, siis on see tugev näljatunne märgiks sellest, et nüüd tuleb sööma hakata ja see on see valus näljatunne, mida ilmselgelt inimesed, kes olid surmalaagrites, tundsid ja see oli väga-väga raske. Me tunneme ilmselt väsimust ja kuna ihu ei tea, kust energia peaks tulema, siis ihu peab suunama selle energia saamise allika. Ilmselt võivad meie tujud kõikuda ja olla ka peavalud. Ma olen neid tundnud paljugi kordi, aga üldjuhul, kui ma olen väga korralikult joonud oma esimesel paastupäeval, siis peavalusid ei ole, tänu Jumalale. Nüüd, mis juhtub edasi teisel päeval? Nüüd hakkab selline protsess pihta nagu ketoosis või ketoos, metaboolne seisund, kus keha hakkab energia saamiseks süsivesikute asemel põletama rasva. Kehal on 2 sellist suurt kütusallikat. Üks on glükoos, mis on eelistatud kütusallikas ja teine on rasvhapped, mis võetakse kasutusele peamiselt glükoosi puudumisel. Ja perioodilisel paastumisel toimub metaboolne nihe ehk rakud lülitavad glükoosi tarbimisest rasvhappete tarbimisele ja ketokehade tootmisele. Ketoone ei tooda ihu tavaliselt ja see on see võtmeteema siin. Välja arvatud, kui inimene on olnud kogu aeg sellisel Vahemere dieedil, kus on kõrge valkude ja rasvade osakaal tema dieedis ja vähe süsivesikuid,
Või kui inimene näiteks ainult sööbki ühe korra päevas, siis see on tõenäoline, et ta on ka ketoosis palju tihedamalt. Nüüd, mis juhtub meie hormoonidega? Insuliin läheb jätkuvalt edasi allapoole. Kasvuhormoon aga hakkab järsult tõusma, isegi 300–500% tõusu. See aitab meil kaitsta meie lihaseid ja põletada rasvu, nii et see on hea märk. Kasvuhormooni tõttu läheb üles ka selline asi nagu tserebraalne neutroofne faktor, mille ülesanne on valida selliseid sünaptilisi ühendusi, mille säilitamine on vajalik, ehk see aitab aju plastilisusele kaasa, ehk aitab aju rakkude kasvamisele ja muutumisele oluliselt kaasa. Veel kord, ma ei ole teadlane, ma ei ole see, kes suudaks lahti seletada kõiki neid termineid, aga ma tsiteerin asju, mida teadlased on siis kaardistanud, mis toimub inimesega paastumise ajal. Autofaagia kasvab veel edasi, muidugi teisel päeval. Kui me räägime sümptomitest, siis näljatunne tavaliselt on vähem kui oli esimesel päeval. See ei pruugi kohe täielikult ära minna ja inimene võib tunda, et tema käed ja jalad külmetavad. Mul on tavaliselt esimese päeva õhtul seda juba tunda ja ma pean panema natuke rohkem selga, et sooja saada. Aga mida me samuti teisel päeval tunneme, on mentaalne selgus ja fookuse teravus. Ja see on ka tänu ketoonidele, mis on palju parem ajukütus kui glükoos, mis tõttu on vähem ajus antioksidatiivset stressi ja põletikulisi protsesse. Nüüd räägime sellest, mis toimub kolmandal päeval. Inimene on paastunud teise päeva, maganud selle öö ja kolmas päev. Ihu on täielikus ketoosis, mis tähendab seda, et väga palju nüüd juba energiat tuleb rasvadest ja hoopis palju vähem glükoosist või glükogeenist, mis me maksas on. Energiaallikas siis on rasvhapped, millest toodetakse ketoone, mis varustavad aju energiaga. Ja need ketokehad on tõesti väga hea energiaallikas ajule. Ja pole ime, et ka iidsed leiutajad ja matemaatikud ja füüsikud paastusid selleks, et nende mõtlemine oleks terav. Samas on mõningad uurimused, mis näitavad, et see ketoosises olemine väga pikalt ei ole ka ihule hea. Nii et elus on tasakaal, ei ole ainult paastud kogu aeg, siis sa ei ela kaua, eks ole, kuigi üks mees paastus terve aasta. Et meie elus on tasakaal ja see teeb elu heaks. Me vajame ihu üles ehitada, süüa õigeid asju, me vajame teha trenni, aga samas me vajame ka aegu, kus meie ihu puhkab ja me näiteks puhkame ka toidust. Ja autofaagia kõrghetk on samuti kolmandal päeval. Jällegi, me rääkisime sellest, et see on see, kus katkised osad rakkudest kõrvaldatakse, aga sealt edasi organism läheb rohkem üle taastamisele ja tagasi ehitamisele. Põletikulised protsessid lähevad alla, oksudatiivne stress on maas, immuunsus paraneb. Vanad valgeverelibled vahetatakse uute vastu välja. Tüvirakkude tootmine tõuseb kolmanda päeva lõpupoole, mis on väga oluline asi, sellepärast et tüvirakkudel on võime muutuda meie ihus ükskõik millisteks rakkudeks, närvirakkudeks, luurakkudeks, lihasrakkudeks ja et tüvirakkude osakaal oleks kõrge, on tähtis ja üks koht, kus hakkab juhtuma, on paastumise ajal, see on selgeks tehtud. Muidugi tänapäeval on tohutult igasuguseid tüviraku teraapiaid ja käiakse, ma ei tea, kus kohtades, Mehhikos süstitakse oma liigestesse miljoneid tüvirakke. Ja mõningal juhul on muidugi head tulemused, seal on natuke odavam see asi, aga see on väga populaarne teema täna, see tüviraku teema. Aju tervis paraneb. Muidugi, mis võib veel juhtuda inimestel, on juba 3., 4., sealt edasi päevadel elektrolüütide tasakaalutus, mis tähendab seda, et meie naatrium, magneesium, kaltsium, kaalium, et see tase võib minna alla, kuna me kogu aeg joome vett. Ja kui seal vees ei ole piisavalt mineraalainet, siis meil võib tekkida puudus. Ja kui inimese olemine läheb 3., 4. päeval väga kehvaks, siis võib-olla ta peaks lisama pisut soola oma vette. Mitte, et see on soolane vesi, aga
nõnda, et seal natukene on soola lisatud. Ja loomulikult, kui enesetunne läheb ikka väga kehvaks, siis tuleb paast järgi jätta. Aju udu on madalam 3. päeval. Näljatunne on suhteliselt läinud ja inimesel võib olla isegi kerge eufooria tunne, et sa tunned ennast tõeliselt hästi. Nüüd, mis juhtub 4. päeval? Ja see konkreetne teadlane väitis seal, et 4 päeva vähemalt on vaja selleks, et kõik paastumise hüved võiksid esile tulla, kui me räägime meie tervisest. Ja siin me räägime siis ka veepaastust, mitte et juuakse mingid mahlasid või kus iganes. Isegi ma uurisin seda, et kui vahtra mahla juua, milles on ka 3–4% suhkruid, et see ei käivita seda täit paastuhüve. Nii et puhas vesi on ideaalne selleks, et seda kõike saada, mida me siin täna räägime. 4. päeval autofaagia kahaneb. Jällegi see on see rakusisene töö ja puhastus ja üle võtavad siis uuendamisprotsessid, mida me tegelikult tõeliselt vajame. Ketoos võib olla juba 60–80%, et enamus energiat tuleb rasvainete põletamisest. Sügavate kudede tervenemisprotsessid algavad. Soolestiku tervenemine toimub sellel päeval. Ja siis on selline huvitav asi nagu sirtuiini geeni aktiviseerumine. Need on geenid, mis töötavad kaasa DNA ehk meie pärilikkuse kandja parandamisele ja eluea pikendamisele. Vau! Et ihu võib isegi minna geene parandama sellel ajal, kui me paastume. Need pole ime, kui Jesaja ütles, et sinu tervis paraneb jõudsasti. Kasvuhormoon jätkab ülespoole minemist, energiatase hakkab tõusma, sügav rahutunne, stabiilne meeleolu, vähenenud valud ja väga väike näljatunne kui üldse. Nii et sõbrad, siin on teadlase seletus sellest, mis toimub meie organismis, mis toimub meie rakkudes, meie ihuprotsessides paastumise ajal. Nii et paastumisel on väga palju füüsilisi hüvesid meie ihu jaoks. Lisaks sellele vaimulikule läbimurdele ja läbilöögile, millest me rääkisime täna pisut varem. Nii et paastumine on üks võimas tööriist ja relv, mida ma julgustan lisama oma vaimulike relvade arsenali hulka ja kasutama seda Jumala auks ja targalt. Hei, ma tänan sind, et sa viskasid pilgu peale Karjase Kohvi YouTube kanalile ja ma loodan, et see oli sulle õnnistuseks. Ja kui see julgustas sind, siis ma julgustan sind jagama seda videot kellegiga ja tellima seda kanalit ja panema üks like. Ja kui sa tahaksid seda kanalit toetada, siis siin on QR-kood selleks. Jumal õnnistagu sind. Suur tänu sulle ja näeme varsti jälle siin kanalil.